Tervist! Täna vaatame 3 konstruktsiooni korraga. Sellised laused nagu ma käin söömas, mulle meeldib süüa ja ma lähen sööma. Miks on nii, et käin söömas, aga meeldib süüa ja lähen sööma? Vaatame kõigepealt, mis asjad need on. Kui ma võtan käima, see on tegusõna. Võtan sööma, tegusõna. Meeldib, samamoodi tegusõna, meeldima. Siin on sööma, tegusõna. Lähen, tegusõna, sööma, tegusõna. Aga miks siis ikkagi mass, süüa, sööma? Mõtleme sellest kui sõprusest, et me räägime sõpradest, siis käima on sõber ainult selle massiga. Meeldib on sõber ainult ta infinitiiviga. No näiteks, et mulle meeldib süüa, mulle meeldib magada, mulle meeldib tantsida ja lähen on sõber ainult ma infinitiiviga. No teeme lauseid ka. Nii, no näiteks ma käin ujumas 3 korda nädalas. Ma käin, praegu meil on talv, käin uisutamas. Ja käin näiteks jalutamas, kus pargis. Aga kui mulle meeldib, siis mulle meeldib ujuda. Mulle meeldib uisutada ja mulle meeldib jalutada. Kui ma lähen, siis kuhu ma lähen? Lähen ujuma. Lähen uisutama. Ja lähen jalutama. Ehk siis jäta meelde, et kui me vaatame, meil on 2 tegusõna kõrvuti, siis see esimene tegusõna ütleb, kes on tema sõber. Käin ei ole sõber taaga ja käin ei ole sõber maaga. Talle meeldib koos olla ainult selle mass-vormiga. Meeldib täpselt samamoodi. Meeldib ei taha saada enda kõrvale ei massi ega maa sõpra, temale meeldib ainult ta. Loodan, et oli abiks.